Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Minu nimi on Ann Vaida. Märt Belkin olen mina, tere! Ja see on Suvariik. On küll Suvariik, kus juures, jee! Suvariik on podcast, kus me räägime nädala uudistest ja meil oli just valimisnädal. Aga enne seda veel, Märt Belkin, kuidas on sinu nädal möödunud, jättes kõrvale poliitika ja kõik uudised? Minu nädal on töötu. Ma käisin esimest korda elust, ei, tegelikult on päris okei. Käisin... Kõik, kes pilti ei näe, ärge vaadake. Jah, ma lihtsalt veitsin. Elon Musk. Ma veitsin kopsu täis ja see jäi stuudio õhku ja nüüd hajub siit vaikselt. Meil on tossumasin lihtsalt. Tegelikult on täitsa okei. Ma käisin töötukassas elus esimest korda. Ma olen ka korra käinud. See oli päris hea kus juures. Mul ka. Tore nõustaja oli, tegime plaani. Mu eesmärk on analüüsida võimalusi tööturul. Fair enough nagu. Selles mõttes, et kui sa... Ega sa ei saagi ju lihtsalt kohe järgmise töö peale minna, sest siis sa kahe kuu pärast otsustad sealt ka kuttida. Seda nad konkreetselt ütlesid, et nende eesmärk ei ole see, et... Kiirelt lükata sind ära nagu. Sest et muidu ma tulen lihtsalt tagasi sama targalt nagu. Sest mina käisin aastaid tagasi, ma olin korralikult ära väsitanud ennast oma erinevate töödega ka. Et siis tunnistan üles, et ega ma kõige aktiivsemalt seda esimest järgmist töökohta ei otsinud, ütleme nii. Aga mul oligi vaja tegelikult aeg maha saada ja ma ei tea, kas riigi mõttes on nagu vahet, kas see tuleb haigekassast haiguslehega või see tuleb töötukassast selle töötukindlustuse, mis iganes maksetega, mis lõpuks tehakse. Tegelikult on ju suva, kuidas ma oma ületöötamist läbi elan pärast seda, kui see läbi on ju. Ja kusjuures ma sain 10 korda vist isegi, kuni 10 korda konsultatsioone siis psühholoogi, kes tegeleb läbipõlemisega. No mulle seda ei antud. See võib-olla ei olnud asi siis ka. Praegu on tuleb, mis on konkreetselt see, mida on nagu vaja. See on täiesti positiivses mõttes äge. See on mega cool, see on väga äge. Sest ma mäletan küll, ma lõpuks nagu... Ma täitsin mingit töötupäevikut ja värki ja kust ma olen tööd otsinud. Ei, ma päriselt nagu otsisin ka, aga see oligi nagu... Mul olid nagu spetsiifilised soovid, mida ma nagu tahan ka, et siis ma sain ka tööle Geeniusesse. Jaa, õige. Me olime kolleegid, seal sündis Suvariigi esimene... Just. Idu, jah. Ja kui te tahate seda Idu toetada, siis patreon.com/Suvariik, sealt leiab ka kõige esimese osa, mis on üles pandud selle kõige muu hulgas, mis seal veel on. Vaata, kui kaval see oli praegu. See oli ülikaval, ei olnud ette planeeritud ja mul elab puuküürnikuna peas see, kuidas ma räägin seal natuke niimoodi pressured, natuke ärevana, natukene pool tooni kõrgemalt, kui ma tavaliselt räägin. See on hästi armas. Aga hääl muutub ajas täiega. Mul on full on sellepärast, et ma karjun laval pidevalt, on hääl madalamaks läinud. Ja see on hästi loogiline tegelikult. Ja sul on ka loogiline, et sa saad vanemaks, hääl lähebki madalamaks nagu. Ja lisaks seal on see, et toonaga sul oli ikkagi lavapinget paanika täielik. Kõvasti rohkem, nii et me mõlemad olime nagu no tegelikult isegi nüüd. Mina kuulasin läbi, minust nii hull ei ole. Nagu. Ei ole üldse nii hull. Mul tuleb sa nagu tundlikum. Kusjuures, minu jaoks on isegi see, et mulle enda häälest on suva, aga ma lihtsalt panen tähele seda, kui palju sina oled professionaalina arenenud selle aja jooksul. Ja ei, seal on õigus. Ja. Ei, seal mõttes nagu Ina Good Way vaata. Ja siis on veits nagu see, et mul on pigem sinu pärast piinlik, et see ei ole nagu sinu best work, vaata, kuna sa oled algaja. See on first work, sellepärast. No mul ka. Aga suur aitäh ka kõigile, kes käisid laupäeval Tallinnas stand-upi vaatamas ja neljapäeval Tartus stand-upi vaatamas. Need olid ka väga-väga toredad showd. Laupäev oli siis, kuna me lindistasime eelmise osa reedel, siis laupäeval oli stand-up. See oli väga tore. See oli tõesti lahe ruum. Ma ei oodanud, et see nagu nii, et me saame selle nii ägedaks teha. Me nagu leidsime üles kõik toolid, mis Telliskivis olid ja panime kogu selle toole täis ja tulemus oli väga-väga fun show. Kõik toolid Telliskivis. See kõlas, see meenutas mulle midagi, aga... ma olles töötu, olen mänginud näiteks muuhulgas videomänge, aga eile mängisin lihtsalt 10 tundi FL Studios muusika asjadega. See on muusikaproduktsiooni programm siis, ütleme... Just, ja ma kogemata, ma esiteks tegin selliseid asju, et ma kogemata
tootsin asja, mis on väga sarnane ühele Prodigy sample'ile. Kogemata. Päriselt kogemata. Nii see juhtub, Kasutasin AI tööriistade abi selleks, et muuta oma neid häält. Jah. See on naljakas. Aga sina tegid stand-upi? Ja meil oli äge show, oli Fonoteegis lihtsalt, mul on hea meel selle üle, et show oli äge ja siis päev pärast seda olid valimised, millest me oleme siin 5 minutit rääkinud mitte millestki, sest see on meie formaat nüüd, sest kus me kõigepealt lobisime sellest, mis nädala jooksul juhtus ja siis räägime asjast. Tead, üks asi juhtus veel ja ei, me ei räägi ikka veel valimistest, sest üks asi juhtus veel. Ma käisin lapsega Rimis. Tööstuse Rimi. Hommikul ülivara Rimi. Või õhtul ülihilja. Ülivara Rimi. Ma ei mäleta. Tööstuse Rimi. Ja su aju on, sul on aju uss sealt FL-ist. See on väga tore. Tööstuse Rimi. Ostsin mähkmeid, ostsin mingit muud asja. Ma ei mäleta, mis ma ostsin. Ma olin seal rohkem nagu aja veetmiseks. Ja järsku hakkab mingi täielik kräu. Kõik Rimi töötajad on sama suured kui mina, mis tähendab pisikesed, madalad, lühikest kasvu, väikesed prouad. Mul korraks tekkis illusioon, et äkki sa kujutad ette, et sa oled suurt. Aga äkki on illusioon. Ma vahel näen mingit pilti endast teise inimese kõrval seisma, sest ma saan aru, et oh my god, ma olen nii tiny. Igal juhul ma olen pisike. Tööstuse Rimi töötajad on ju, kujuta ette mina, aga 60. Siis kujuta ette mu ema. Ma ei ole su ema kunagi kohanud, kus see on veider, väga huvitav, aga see selleks. Olen küll. Okei, väga tore, good to know. Ja siis järsku käib mingi kräu, kõik töötajad hakkavad korraga karjuma, üks jookseb nende lahti käivate uste ette, hoiab kinni mingit 2-meetrist meest, teine lülitab uksed kinni niimoodi, et sealt ei saa enam välja ja siis nad karjuvad, et varastas on ju. Siis ma mõtlen, et äkki mul on nagu vargast kahju, ma veel ei ole otsustanud, mis olukord on ju. Ja siis kuulen, et varastas šokolaadi, siis ma mõtlesin, et kurat, nüüd ongi vist vargast kahju. Ja siis, et äkki pani ühe šoksi tasku ja see reaktsioon on natuke üle liia, vaata. Aga siis ja siis nad askeldavad seal, kutsuvad politseid, nad ei lase kedagi sisse ega välja, sest muidu ta jookseb ära. Ja siis ma vaatan seda kuhja šokolaadi, mis ta varastas ja ta oli nagu siukse virna suuri Kalevi šokolaade kuidagi ära varastanud. Ja kõik hullem on see, et pooled olid tumedad šokolaadid. Sest kes varastab tumedad šokolaadi? See ei ole hea. Sulle ei maitse ka tume šokolaad või? Kellelegi ei maitse tume šokolaad, see ei ole varastatav šokolaad. No väga paljudele tegelikult meeldib tume šokolaad. Aga kui ma ütleks, ma varastasin poest šokolaadi, kas sa tahad piimašokolaadi või tumedat šokolaadi? No ma ei tea, oleneb, kas ma tahan kooki küpsetada või mitte. Kalevi šokolaadist tervete pähklitega tume šokolaad. No sealt ei saa vist jah. See kirsiga tume šokolaad on mis kirsiga on fine, okei. Igal juhul ta oli varastanud, nad lugesid kokku ja arutasid oma vahel, ma kuulasin salaja pealt seda vestlust, sest muud ei olnud teha, sest uksed olid kinni. Ta varastas 23 šokolaadi ja šokolaadi hind on nii kõrgeks läinud, et ma hakkasin muretsema, äkki ta saab krimka ja arvutasin. Sai või? Õnneks ei. See on umbes 100 eurot väärt. Kriminaalkaristus algab 200. Ja nad olid nii valmis selleks, sest ta juba 3. päeva järjest käis väidetavalt. Et seal omavahel ehk siis see oli full operaatsia, mis seal juhtus. See oli nagu väga, see oli täitsa lõbus. Ja siis nad lasid meid kuskilt tagant uksest välja. Ja uusi kliente sisse ei lasknud. Mingi mammi üritas sealt sisse murda, aga pärast see oli Tööstuse Rimi, MVP. See oli äge asi, mida näha. Tööstuse Rimi. Nii, aga siis olid valimised. Nüüd on 9 minti läinud, sest ma nägin vargust. Kas keegi kurdab või millest ei, keegi ei kurda. Ma ise, sest enesetsensuur, jah? Valimised on suur asi lihtsalt. Mul on hea meel, et mu valimised on suur asi. Me nägime valimiste õhtul. Me käisime samal peol. Käisime samal peol. Sa kutsusid mind korrale. Ma ei osanud käituda vahepeal. Jah, kutsusin sind tõesti korrale. Ma ei tea, kas sa pärast mõtlesid, see oli tõesti loll asi. See oli väga loll asi, mis ma tegin. See oli tõesti loll. Ma olen mitu korda hiljem... täiesti totret loll isegi. Ma olen mitu korda hiljem mõelnud, et issand, kui loll asi, mis sa tegid. Ma olen mõelnud, et kas sa huvitav äkki unustasid selle ära, aga sa ei unustanud. Ei, seda ei unusta. Ma olen korduvalt mõelnud selle peale, kust siuke mõte tuli. Kui loll asi. Ja me ei räägi, mis see loll asi on, sest ei saa rääkida, sest see oli nii loll asi. Ma ei tea, hoidis selle ära. Mõtlesin nii, et lolli asja ei juhtunud.
see on ka tõsi, jah. Vau, jaa. Ma mõtlesin, et me ei räägi sellest, sest see oli nii loll asi. See on ülinaljakas. Et me seda kruvime. See on uus asi, uus seesama. Mida Ain Vaida ütles sulle selle Postimehesse mineku kohta? See on uus asi. Kõik inimesed küsivad, see on uus see. Mis oli see loll asi? Mille ma ära hoidsin. Jah. Üritasid 23 šokolaadi varastada. Sotside pealt, ma ei vajastaks šokolaadi. Ei, seal ei olnud šokolaadi vist. Ma ei tea, mina jõudsin nii hilja. Sa jõudsid alguse, siis sa jõudsid hiljem. Ma käisin korra vahepeal tööasju ajamas mujal, mis on ka loll asi, seda räägib Pelki. See on ka väga nelikas. Mida Ain tegi vahepeal. Aga sinu ma ei olnud loll selles mõttes, et sa said raha selle eest ja sul oli lõbus. Ja, täpselt. Ja hea lugu. Minu ma lihtsalt nagu õnneks keegi teine peale sinu ei pannud tähele. Ja kusjuures üllatavalt mitte keegi ei pannud tähele. Sa tead lihtsalt, et sa saad oodata minust halvimat, vaata. Aga nägid, kui hästi ma nagu händlisin selle olukorra ära, nii et keegi ei pannud tähele. Jaa. See on nii näe, et keegi ei tea. Okei, aga räägime valimistest, siis mina terve pühapäeva elasin teadmises, et ongi jama. Et Keskerakond võtab kas ainuvõimu või EKRE-ga koalitsiooni. Räägime kõigepealt sellest õhtust. Okei. Ma sööngi sisse juhatus õhtusse. Mina käisin Eesti 200 peol natuke ja siis sotside valimispeol ka. Mina käisin sotside valimispeol. Just. Ja seal oli hästi tore. Hästi paljud uute inimestega sai tuttavaks. Aitäh kõigile, kes meid kuulavad. Väga palju inimesi oli. See selgub, et ma teadsin väga palju inimesi, keda ma ei teadnud, ma tean. Aga nüüd me saime tuttavaks. Okay. No, kes kuulevad podcasti. Selles mõttes. Yeah. Nii et tere kõigile. Tšau. Ja siis, kui tulid esimesed tulemused, siis inimesed olid nagu niimoodi cautiously optimistic. Ja mind siis ei olnud tollel hetkel, kui esimesed tulid, sest aga kõik sotside peod, sa tead seda, et sa alguses teed ja siis sa tead, et siis läheb käest ära. Sa tead, kuidas see käib. See on ja siis sa ei eelda midagi sealt. Ja siis tundus, hakkasid paberhääled üha rohkem tulema ja tundus, et ongi vist hästi. Ja siis, kui lõpptulemused tulid, kõik olid lihtsalt täiesti seal oli üks hetk laval, kus Jevgeni Ossinovski ja Lauri Läänemets enam-vähem hüppasid laval, mõlemad nagu väikesed poisid lihtsalt nägu rõõmu täis. Keegi ei näinud seda ette siin selles ja nagu see on tavapärane nali on nagu karjuda stop the count siis, kui e-hääled on ära tulnud, on ju. Aga mina ei olnud lõpuni kindel, siis kui oli see 3 jaoskonda veel lugeda vaja, et siis ma mõtlesin ka, ikka saab veel. Ja me vaidlesime selle üle ka. Me olime erinevatel pooltel, ma ütlesin, et läheb hästi. See oli nagu ei. Sued jaoskonnad veel tulemata, Lasnamäelt, Mustamäelt, Haabestist. Ja ma ütlesin Lasnamäe, Mustamäe olid siis tulemata. Ei, me arutasime seda. Ma ise esimest korda minu valimispidude ajaloos ma ei võtnud telefoni välja väga palju, sest tavaliselt sa nagu lähed peole ja siis sa nagu harjud selle keskkonnaga ära ja hakkad siis vaikselt refreshima ja nii edasi. Aga kuna ma vahepeal käisin ära muid asju ajamas, siis ma ei olnud saanud seda sisseelamis, ma ei olnud Tutorial Islandilt väljas. Ma olin Tutorial Islandil ja siis sellel hetkel, kui oli nagu päriselt see hetk, kus nagu järjest tuli jaoskondasid ja inimesed refreshisid, siis ma ei osanud seda keskkonda piisavalt kasutada, et aru saada, mida ma vaatama pean ja kus mis tulemata on ja mis toimub. Ja ma õppisin selle selgeks Eesti 200 peol juba. No vot, see täiega nõuab vaeva nagu. Ja siis ma olin juba arenenud nii-öelda toode. Nii et ma hoidsin ennast lähedal inimestele, kes teavad, millal peab refresh vajutama ja teavad, kuidas tulemust siis analüüsida. Ja siis ma küsisin neilt. Ehk siis ma pidasin päris inimestega päris vestlusi, mitte ei vaadanud oma telefoni peo ajal, mis oli väga lõbus. Ja mis seal veel toimus, oli see, et inimesed olid tõesti nii rõõmsad ja see oli hea. Ja see läks seekord kõik asjad läksid teistmoodi kui tavaliselt, ehk siis ei olnud seda, kõigepealt hakkasid paberhääled tulema jooksvalt, e-hääled lisandusid sinna juurde, see oli väga sujuv protsess, selles mõttes, et Tallinna osas, et ei olnud nagu mingit järsku asja, vaid see oli protsess, päriselt valimiste õhtu oli selles mõttes, et nagu fun oli ja väkki kogu aeg ja ikka väga võib vist rahul olla selle tulemusega või? Eesti inimesed on tublid ju. Ei päriselt käidi valimas lõpuks, see on nagu väga tore, sest mina ka vaatasin, ma ikka mitu päeva järjest refreshisin e-häälte kokku antud e-hääli, kokku antud paberhääli, arvutasin sealt eelmiste
eelmise KOV valimisega võrdlusi. Et ma ei olnud lõpuks nagu nii optimistlik, aga ma seda statsi ei ole veel näinud, et kui paljud siis noored käisid valimas ja vanad käisid valimas ja nii edasi, et kust see muutus tekkis ja ma olen lugenud mingeid analüüse, ma olen lugenud Salga analüüsi, et neil nagu mudel hakkas näitama, et viimasel hetkel mingid inimesed, kes olid ei oska bracketis, hakkasid nagu lõpuks eelistama midagi, et see ongi see kõige olulisem osa valimiste juures, et sa saad selle ei oska öelda hääle. Või sa saad ta välja. Loodetavasti. Vanad käisid valimas. Loodetavasti. Vaesed käisid valimas, rikkad käisid valimas, kõik käisid valimas. No 60% peaaegu käis valimas. 60, jah. No see on päris hea. See on väga palju. Hästi kõva hulk, jah. Jah, see on peaaegu 60 on päris hea. Tead, mul oli üks asi veel, mis mul oli isiklik areng seal või isiklik sündmus oli see, et ma ei ole ammu käinud valimispeol niimoodi, et ma ei tee tööd seal. Nii et ma sain plaksutada esimest korda üle mingi 10-15 aasta kõne peale. Mis oli hea kõne lihtsalt. Ja see oli lõbus, on ju? Ja oi, kui hea see oli. See oli tore tunne. Ja väga palju sai poliitjuttu öelda, issand, kui tore on ajada poliitjuttu. Väga tore on ajada poliitjuttu. Aga nüüd ongi nagu olukord, Tallinnas on selline olukord, kus Isamaa erakond, kes tahab tuua siis Tallinnas eestikeelsust ja eestimeelsust, otsustab praegu, kas ta läheb koalitsiooni Keskerakonnaga või ta läheb koalitsiooni sotside, Reformierakonna ja parempoolsetega. Isamaa erakond on selleks teinud koguni tellinud Norstatit isegi väikse küsitluse, kus ta on küsinud, mis te arvate, et kellega siis peaks minema. Ja Ühiskonnauuringute Instituudi Remi Sebastian Kits on seda uuringut ka analüüsinud ja öelnud, et Isamaa valijad 70% toetavad Keskerakonnaga koalitsiooni ja et see küsimus ei ole ka nende jaoks polariseeriv. Mis tähendab, et statistika näitab, et tegelikult on otsus tehtud, mul on tunne. Puhtalt kaugelt kõrvalt vaadates mul on siuke tunne. Kahjuks on see valik tehtud sinna poole. Aga me ei tea, ei oleks nii kindel selles. Sest tegelikult ei tea, kui palju nagu seda arvestatakse üldse ja nii edasi ja siin on mitu tasandit poliitilise kõike ka, mis on näiteks see, et kui Reinsalu Isamaa läheb koalitsiooni Keskerakonnaga Tallinnas, siis kas ja kuivõrd saab Reinsalu tõhusalt teha opositsioonijuhi tööd nii-öelda Riigikogus? Ikka saab. Ütleme nii, et Mihhail Kõlvart ei ole Riigikogus. Seda küll. Mihhail Kõlvart ei ole Riigikogus, aga see annaks jällegi tõenäoliselt sotsidele mingisuguse šansi, ehk siis Lauri Läänemetsale võimaluse olla ka opositsiooniliider, kui ta seda teha oskab. Sest et siis on see, et Isamaa on võimul. Seda küll, et siis oleks sotsid ainsad, kes ei oleks kuskil võimul. Just, ja see annaks neile võimaluse põhimõtteliselt hullu panna, kui nad tahaks. Seda küll, jah. Sest praegu on Reinsalul see koht, nad on Tallinnas koalitsioonis, aga selgelt väiksemad partnerid. Mul on tunne lihtsalt, et seal on võib-olla palju nagu isiklikku pahameelt parempoolsete suhtes just peamiselt, kellega see lahkuminek oli päris rets ja et nüüd siis sama laua taga istuda võib-olla on natuke raske, sest kõikidel inimestel poliitikas on hästi suured egod ja no mitte kõikidel. Paljudel inimestel poliitikas on hästi suured egod, mis võib-olla ei mahu ühe laua taha ära, on ju. Ja siin on kindlasti Tallinna osas väga oluline küsimus, et mida päriselt arvab Kristjan Järvan, kes on Järvenist on saanud huvitaval kombel ju selline Tegelinski, kes on küll võib-olla meem ja naljakas ja nii, aga ta on olnud üllatavalt tõhus koalitsioonipoliitik. Kristjan Järvani raamat Meem 3. Nagu mees 3. Ja ma sain aru. Aga ta on olnud üllatavalt tõhus koalitsioonipoliitik, sotsidega päris konstruktiivselt läbi saanud. Ja nii palju kui ma aru saan, siis suht hoidnud seda praegust võimuliitu ka, nagu Isamaa poolt. Mul ei ole selles mõttes õrna aimugi. Mul ei ole selles mõttes õrna aimugi. Ma ei tea, kes seda otsust teeb, kas selle otsuse teeb, on ju, ja siin on hästi palju, Tartus on see naljakas asi, kus Reformierakond ütleb, et tema ei kujuta küll ette, Urmas Klaas ütleb, et tema ei kujuta küll ette, et Kristen Michal ütleks, kuidas koalitsiooni teha ja kes linnapeaks peab saama, on ju, Tartus. Mis on irooniline, sest linnalegendi järgi Tallinnas just nii ju juhtus, et tema otsustas, kuidas on ja siis ei läinud. Aga vaata, võib-olla Tallinn ja Tartu ongi nagu
tasemelt erinevad, poliitiliselt tasemelt kuidagi. Et ta nii väiksesse kantsi Tartu isegi ei vaatagi sinna poole. Pigem vastupidi, pigem Reformierakond tegeleb Tartuga ja ei tegele mingisuguse pööblilinnaga nagu Tallinn, vaid ikkagi tõsiselt kultuurse Tartuga. Aga... Tallinna kohta ma tahtsin öelda seda, et ma saatsin sulle ka, mulle valmistas väga palju rõõmu pühapäeval kohe, esmaspäeval, Pärtel Peeter Perega postitus, kus ta teatas, et Isamaal on nüüd võimalus teha eestimeelne koalitsioon ja tema võttes väga peaks tegema seda. See oli tore. Aitäh Pärtel Peeter Pere, see tõesti on üks koalitsioon, mida oleks saanud teha ja mis võib-olla oleks olnud tugevam, kui te ei oleks teinud seda, mis te tegite, millegi pärast kakelnud. Ongi see kokkuvõte, mis see oli. Jah, see on huvitav. Pärtel Peeter Pere sai vist 200 midagi või 300 midagi vähe häält. See oli väga tore näha. Tead, aga siin, mis mul mõte oli sellega, et kui Tõnis Lukas Isamaa erakonnast Tartus loobus linnapea kohast 1 sekundiks, et öelda, et Urmas Klaas võib selle saada, siis Reinsalu ütles selle peale, et see on nüüd küll viga. Ehk siis ilmselgelt nagu Reinsalu mõtleb ka kaasa oma nagu üle Eesti toimuvates asjades, et lõpuks, kes see otsustab, kas minnakse koalitsiooni või ei ole ilmselt Kristjan Järvan. Ai, seda küll, jah. Aga ikkagi... tema arvamus kindlasti loeb, tema kohapealne tunnetus. Reinsalu, nii palju kui ma aru saan, on teataval määral meeskonna mängija ikkagi ka. Selle mõttes, et ta arvestab inimestega ka, et kui tugevad on inimesed mingites rollides, eks. No jah. Plus seal ei ole ka Reinsalu, ei ole tingimata kõige kõrgem instants, kes otsustab, eks ole. No Solman sa tahad öelda või? No jah, või siis... Rahastajad. Kuule, aga siin on, aga naljakas asi oli see, et Tartus Isamaa sai rohkem hääli kui Reform. Reform ütles, me oleme nõus koalitsioonist rääkima, kui te Kärneri välja viskate, nad ütlesid juba tehtud, juba läinud, ta ei ole meie... Just. Ja siis... Ja nüüd Reformierakonna spinn on see, et... Nüüd meil on sama palju... Mandaate ja meie linnapea kandidaat ehk Klaas sai rohkem hääli. Ja selle peale Isamaa ütles, kõlab hästi! Mis on väga nalja. Kuidas nii kiire fold, et ma arvan, et reformierakondlased ise ka vaatasid, et nad ei arvanud, et see võit niimoodi tuleb. Aga siis, ja selle peale Reinsalu ütles, et kuulge, et see on natuke veider. See on nagu nii liiga kiiresti alla antud. Ja siis nüüd nad arutavad, et võib-olla poleks pidanud hakkama kohe kohtadest rääkima, sest tavapäraselt lepitakse kõigepealt koalitsioon kokku ja siis hakatakse vaatama, mis osasid koalitsioonileppest hakkab täitma. Ehk siis jaotatakse abilinnapead, linnapead, kõik asjad hiljem. Vaat nii, ja see on see sa saad vähem hääli, vähem mandaate ja see on see, kuidas sa murrad läbi Klaas lae. On nii? Klaas murdis ise, oma lae. Läbi lae. Selles mõttes see oli ikka nagu, kui see on ikka täiesti naljanumber on see Tartu. Ma ei teadnud, et nii kiiresti saab nii suure segaduse tekitada. Kas nagu Tõnis Lukas lihtsalt ei viitsi Riigikogust ära minna? Kas see on nagu variant või? Ebaselge. Siin on ka see muidugi, et Urmas Klaas... Kas sa räägid kaameraga või? Ei, ma ei räägi kaameraga, ma räägin sinuga. Minu eks nii-öelda. Ma ise ei ole... sul on mingi statement sulle see? Ei, ma ise ei ole kristlik demokraat. Või see mõttes, ma ei ole konservatiiv. Aga mul on tunne, et kui Urmas Klaas oleks Reformierakonna liider või Reformierakonnas väga tähtis jõud, siis Isamaa ja Reformierakonna liit, ehk siis Klaasi Reformierakonna ja Reinsalu Isamaa liit oleks tõenäoliselt üks stabiilsemaid koalitsioone üldse. Kristlike demokraatide koalitsioon, hästi klassikeline ja see oleks päris, ütleme, kurioosne. Ja ma arvan, et see on ka üks kaalutlus neil omavahel. Aga minu arust lõpuks Isamaa sai aru, et ta sai üle ja siis ta nüüd peab läbirääkimisi või... No, eks nad peavad, jah. Teistega, ta vaatab otsa ka teistele, ütleme nii. Vaatab otsa ka teistele. Ja sarnane asi juhtus Narvas, kus Stalnuhhini nimekiri sai kõige rohkem hääli, aga ütles Katri Raigile, et Katri, tead, sa võid küll linnapea olla. Ja siis Stalnuhhin ütles, tead, ikka ei. Me ikkagi ei taha, et sa oleksid linnapea. Nii et see linnapea kohtade andmine ja võtmine on praeguseks nagu väga popp asi, see on nagu siuke naljakas kuum kartul, mida loobitakse. Mõnes kohas on EKE tagasi Saaremaal. Saaremaal, jah. Isamaa, Keskerakond ja EKE koalitsiooni kõnelusi. Jah,
tead, ma vaatasin Aktuaalses Kaameras, vaatasin uudiseid ja siis nad kõik andsid järjest kommentaare ja tublid härrad. Aga äkki neil ei tule välja need kõnelused, mine sa tea. Ja ma nägin seal kuskil otsustati, päris palju kuldses ringis päris palju otsustatakse praegu Reformierakonna saatuse üle, et Rae vald viskab Reformierakonda opositsiooni. Seda pole nüüd küll juhtunud aastaid. Rae vallas siis tulevad kokku Isamaa, sotsid ja keegi kolmas, ma ei mäleta, kes see on ja tead, ega vahet ei ole ka. Jaa, tähendab. Keilas on ka mingi otsustamise kohta, et kes kus koalitsiooni läheb, ma ei mäleta, kas nad refi jätsid alles või ei, seal peab pigem tegema kas kõik koos refi vastu või refiga koos. Minu kolm šokki valimistet. Esiteks, Tartus Reformierakond ei võida valimisi, Isamaa saab rohkem mandaate. See on minu jaoks ka šokk. Aastaid ei ole olnud. Aga kas selle taga ongi lihtsalt Chris Kärner tõi edgelordid hääletama või? Sest ta sai 1600 häält, see on väga palju ja need edgelordid ei oleks muidu hääletanud. Ja Eesti 200 sai sisse sega. Jah. Sest kui nad oleks välja jäänud, aga mandaadid oleks pärast võrdselt jaotunud. Seal Isamaa refi vahel. Ütleme nii, et kui nad ei oleks sisse saanud, siis võiks arvata, et see nende valija tõenäoliselt valiks pigem Reformierakonda Tartus. Võib nii olla, Kristina Kallase valija nii-öelda. Tegelikult küll, jah. Võib nii olla. Et kui tal oleks tunne, et Kristina Kallas nii ei saa, siis võib-olla pigem refi Tartu kontekstis. Jah, see on kindlasti on keegi mudeldanud seda. Salgal on kuskil need numbrid olemas. Teine ongi see kuldse ringi asi, ehk siis Rae vallas saab Reformierakond tuuseldada. Ta sai ka tuuseldatud, jah. Ja, ehk siis nii-öelda oma core valija on igal pool, peale Viimsi kaotas oma core valija suht igal pool. Viimsi oli veel ainus koht, kus valiti Reformierakonda ja Viimsi esinumber oli Taavi Kotka, kes ei ole poliitik. Kõik Tallinna Reformierakondlased tegelikult elavad Viimsis ju. Seda see on lihtsalt nagu nad ise välivad ennast. No. Ja, aga see on lihtsalt see, et esinumber ei olnud poliitik. See oli see, mis Viimsi teisiti tegi. Kes seal oli? Taavi Kotka. Mul on Mul on fun lisaasi ka. Kolmas on see, et sotsid võitsid paar linnaosa Tallinnas. See on äge. See vist oli... Nõmme on suur murrang, täiesti. Jaa, mul oli võimalus ka, ütleme, meil oli sotside valimispeal ka võimalus suhelda meie püsikuulaja KK-ga, kes on juhtumisi Nõmme linnaosa vanem, kes on hästi armas, hästi tore inimene ja hästi tagasihoidlik, aga ikka seda oli näha, et ta on ikka väga uhke oma selle meeskonna üle seal, sest et see on massiivne tulemus. Keegi ei arvanud, et see Isamaa üle lööd Nõmmel. Just. See on... Ei, mitte Isamaa, Reformierakonna Urmas Paeda lööd üle. Igasuguseid asju lõid üle seal. Ja üks linnas oli veel, mida ma ei suuda öelda praegu. Kesklinn? Jah, muidugi, Kesklinn, minu... Sinu huud. Mai rajoon või kuidas öeldakse vist mai. Minu rajoon. Ja minu kandidaat sai ka linnavolikokku. See oli tore. Minu kandidaat sai ka linnavolikokku ja see on nii tore ja esimest korda vist kõikide sotside. Tead, ma olen paljudel valimispidudel olnud ja ainsad valimispeod, kus tuju on eos hea, on olnud Europarlamendi valimised. Ja nüüd ma nägin esimest korda seda, mis tunnen päriselt valimispeol reaalselt rõõmus olla. Mis rikutakse nüüd kohe ära, kui koalitsioon tuleb kokku Keskerakonna ja Isamaa vahel. Tahaksin lugeda ka vahepeal ette ühe kiire Postimehe juhtkirja. Ma tahaksin lugeda ette Postimehe juhtkirjast paar lauset, mis on kindlasti kirjutatud Postimehe poolt ja ei ole kindlasti kirjutatud kuskilt mujalt kontorist Toompuieste tänaval või Paldiski maanteel. Anyway. Kuidas siis Postimees õigustab seda, et Keskerakonnaga tegelikult oleks ülihea teha koostööd? Ta ütleb, et osale ühiskonnast tundub seetõttu igasugune koostöö Keskerakonnaga mõeldamatu. Samas on tänapäeva kaasavas ühiskonnas oluline väärtus seaduse vastu eksinute taasühiskonnastamine, mis võiks kehtida ka erakondadele, kui valija on neile andestanud. Mis on väga woke bullshit, Postimees. Mis tänapäeva kaasavas ühiskonnas taas ühiskonnastamisest sa räägid erakonnast, mitte inimesest. Ja siis loen siit veel ette, siin on Vogue Postimees. Nagu kunagi ütles Mitt Romney, siis corporations are people, my friend, nii et ma peaks sulle ütlema,
Come on, erakonnad on inimesed, muu sõber. Ja täpselt nii palju inimesed, et Postimees kirjutab neile kaasa tundva juhtkirja. Isamaal oleks praegu suurepärane võimalus oma nõudlikkusega eesti keelele üleminekut kiirendada, samuti hoida teravdatud pilku partneri linna juhtimisel. Keskerakonnale annaks see võimaluse tõestada, et nad on muutunud. Ehk siis koalitsioonis olemine Keskerakonnaga annaks võimaluse hoida teravdatud pilku Keskerakonnale, et nad ei varastaks. Tead mis, kui sa neid koalitsiooni ei võta, ja siis sa saad ikka vaadata. Linnavolikogu ülekanded on kusjuures kätte saadavad. Jah, sa ei pea keegi ei vaata neid, aga see on olemas. On olemas, jah. Mina olen vaadanud vahel, mulle aeg-ajalt poliitikud kirjutavad, Ants on hilarious, palun vaata. Ja siis see vaata, siis see on linnavolikogu. Ma vaatan, vaatan, muidugi vaatan, kui mulle öeldakse, vaata sellest minutist, muidugi ma vaatan. See on väga fun. Ehk siis... Mulle võib ka saata asju, ma tahan ka asju vaadata. Saatke Märt Belkinile asju. Lihtsalt saatke suvalisi asju. Saatke asju, Märt Belkinile asju, joo. See ei olnud eriti hea. Sa pead... Ja ma ei oska selle juhtkirja kohta midagi öelda. Natuke keeruline on öelda. Kohe kui Märt Belkin lahkus Postimees turned woke. See on nüüd woke. Tänapäeva kaasavas ühiskonnas on ikkagi oluline taas ühiskonnastada erakondi. See on meie ajastu kõige suurem probleem. Oleks koos sisse saanud, peaks tegelikult koosile andma võimalus. Miljonid erakonnad kannatavad iga päev. Stigma. Mõnitamise all. Just. Nad on kõrvale jäetud normaalsest ühiskondlikust protsessist. 3 korda kriminaalkorras karistatud ja ikka veel ei lasta võimu juurde tagasi, ka ainult 2 aastat opositsioonis istunud. Vaene erakond. Tead, mis juhtus, kui Keskerakond kriminaalkorras vastutusele võeti või? No, purjus peaga sõitis autoga. Šokist. Jah, aga mitte ainult seda. Kas sa panid tähele, et kogu ühiskonda karistatakse? Loomulikult. Kilekotid tehti tasuliseks. Poodidesse kilekottidele pandi hinnad. Ja me ei ole endiselt andestanud Reformierakonnale selle kilekoti asja eest. Oleks aeg taas ühiskonnastada Reformierakonda, kes juba 3 kuud tagasi tegi seda veidrust Tallinnas, nii et kogu Eesti Reformierakond kannatas. Oleks aeg valijana neile andestada. Kilekotid on tasulised või? No poodides on ju Rimis maksad 10 senti kilekoti eest. Väike kilekott, suur kilekott. Prismas ei maksa. Väikese eest. Pead maksma ju. Kartulikoti eest ei maksa, kui sa paned 3 kartulit kilekotti, minu arust sellest ei maksa. Minu arust peab maksma. Rimis maksad. Rimis maksad. Sest Rimi on woke. Peatab vargaid. Maksab kilekoti eest. Woke. Varastamise peatamine vist ei ole woke, ma ei tea. See on vist nüansi rohkem. Kui sa oled woke, siis see on nüansi rohkem sinu jaoks. Kui lihtsalt see, et peata varas. Kas me räägime veel Isamaast ja Keskist ja Postimehe juhtkäest või? Ma ei oska midagi rääkida. Mul ei ole rohkem, I'm done. Ma tahan, kas ma tohin sult küsida küsimusi? Me ei ole rääkinud kõige olulisemast asjast. Isamaa erakond selleks, et teha oma otsus. Kas ma võin enne rääkida veel ühest koalitsiooni võidust või? Jah. Ma tahan sulle rääkida ühest valimistulemusest, mis läks suure radari alt läbi. Aga Isamaa kukkus ühes kohas. Väga vähe kohti oli. Kus nad, äkki 3 kogu Eestis, kus nad kukkusid võimult. Ja üks koht, kus see juhtus, oli Kohila vald. Miks siis? Mis juhtus? Neil on seal valimisliit, mille nimi on, ma katsustan Minu Kohila. Klassikaline. Täpsustan. See on vist isegi Parem Kohila. On vist selle nimi. Ja selle häälte magnet oli Andrus Tureiko, Eesti Energia juhatus esimees, kes otsustas kandideerida Kohilas oma koduvallas. Issand, kui armas. Valijad usaldasid teda ja seda... Mis ta peab nüüd Kohila valda juhtima minema või? Ta tõenäoliselt ise juhtuma ei lähe, aga volikogust ilmselt saab olla, ma kujutan ette. See ei saanud väga palju tähelepanu, aga ta on poliitstar. Ma kohe ütlen sulle ta hääle saagi ka. Mul läheb korra aega. Ma olen oma need käsitööoskused, ma kasutasin kõik need skillid ära seal. See valimisõhtu skillid, kust hääli vaadata nagu jah. Andrus Tureiko tegelikult ei saanud, ta ei olnud kõige tugevam ja ma ütlesin valesti, seal on küll ka Parem Kohila, aga see valimisliit, millest ma räägin, on Minu Kohila. 133 siis, see. Ja 133 häält, seal nimekirja liidriks 176, 163, nii edasi. Ikka väga palju. Väga palju, sellepärast et... See on Kohila.
just, see on Kohila, seal oli kokku 3600 häält näiteks. Sa võtad nagu, see ikka mitu protsenti siis ju kõikidest häältest, mis ta on 3% kõikidest häältest neil on väga palju. Neil on 21 mandaati, nii et lihtkvoot on 172, nii et suht lähedal kvoodile. Päris hea, äge. See on lihtsalt vinge, sellepärast, et mulle alati meeldib see, kui nii-öelda inimesed, kes on muidu tegutsevad mingis valdkonnas, lähevad ja just väikestes kohtades, oma kodukohtades. Minule meeldib igal pool selles mõttes, et mitte ainult nagu kodukoht. Mulle meeldib, kui Tallinnas ka kandideerivad inimesed, kes ei ole professionaalsed poliitikuid, vaid kes lihtsalt tahavad oma linnas oma asjade eest seista. Jep. See on nii tore. Ja mul nagu, ma kuulsin ühe korra kuulsin küsimust, aga mis nad seal siis päriselt nagu ära ikka teha saavad? No saavad selles mõttes, et sa saad öelda... Kõike saavad. Pane kõnnitee siia, kõige lihtsam näide. Ja siis... Võta kõnnitee maha. Jah, siin võiks ülekäigurada olla, äkki keegi vaatab üle. Seda saab kodanikuna ka teha ja kirjutada. Aga rahvast esindada ja otsustada, mis suunas su linn liigub, nagu see on ju kõige lihtsam ja kõige nagu peaaegu, et baastasand pärast korteriühistut on järgmine level peaaegu. Mingid koolihooldekodud või mingid asjad, mina ei tea, mis asjad need on võib-olla enne veel. Hoolekogud. Korteriühistu ja siis kooli hoolekogu ja siis on linnavolikogu juba, on ju. Et see ilmselgelt sa saad ja see on nii tore, kui kandideerivad ka lihtsalt inimesed, kes ei ole nagu igapäevases poliitikas ja see pakub nagu rõõmu. Aga ma tahtsin veel Isamaast rääkida, sest Isamaa... Sa olid enne palju rohkem rõõmus, ole nüüd ka. Sorry, ma tõmbasin su energia alla. Sellega, et sa rääkisid... Eesti energiast. Isamaa erakond on, ma ei tea, nagu mina ei alluks sellisele terrorismile. Ma sõnastan selle ümber. Mina ei alluks sellisele... tüütule käitumisele, aga Isamaa erakond on saatnud kõigile võimalikele koalitsioonipartneritele ehk siis kõigile teistele erakondadele, kes said Tallinnas sisse 15 küsimust. Et selle 15 küsimuse vastuse põhjal otsustada, kellega minna koalitsiooni. Kas sa saad mult küsida neid ja kas sa saad otsustada, kas minuga minna koalitsiooni või? Nii. Ma loen suvalisi küsimusi sulle, ma ei loe neid nagu kõige igavamaid SKP ja majandusasju, on ju. Ma loen sulle näiteks küsimus number 3. Kas teie meelest on vajalik tagada tegelikkuses Tallinnas eestikeelse teeninduse õigus inimestele ning kui jah, siis kuidas teie meelest see õigus tagada nii linna kui riigi ülesannete kaudu? Karistussalgad, püssimehed, tänavatele tegelikult ja siis toimib. Milline on teie seisukoht linna raha eest tehtava avaliku teavituse mahu suhtes? Kas seda tuleks muuta ning kas see peaks olema vaid eesti keeles? No, oleneb kelle tehakse, eks. No, kui meie tiimile tehakse, siis võib. Aga kui teistele, siis... No vot, näiteks mõni tore küsimus veel. Mida peaks tegema Tallinnas liikuvuse sujuvuse tagamiseks? Kas peate vajalikuks või võimalikuks Tallinnas Liivalaia ja Pelguranna trammi projekti ümbervaatamist? Milline on teie seisukoht tasuta ühistranspordi jätkumise suhtes? Vaata, panid tähele, ma ütlesin, et on 15 küsimust, aga siin oli 3 küsimust ühe küsimuse all. Nad ei saa ise ka oma ülesandest aru. Ei ole vaja liigseid investeeringuid, süsteem on lihtne, PDD süsteem. Inimesed paned õliga kokku, lükkad alla ja siis nad lähevad mööda tänavat, probleem lahendatud. Nii, veel küsimusi? Ei, miks nad panevad, nagu esiteks enamik neid vastuseid on olemas kõikide teiste erakondade programmides, on ju. Loe siis tutvu nende programmidega. Teiseks, kuidas sa paned täiskasvanud inimesed oma nagu koolikirjandeid kirjutama? Mis kuradi kontrolltöö see on? See ei ole nagu normaalne asi, mida küsida professionaalselt poliitikult, kui sa hakkad koalitsioonilepet tegema. Kas Tallinna linn peaks vältima või soodustama linna kasvu ülejäänud Eesti piirkondade arvelt läbi erinevate toetuste ja soodustuste ning millises poliitikavalikutes võiks see seisneda? No, siin... Sõjaline okupatsioon. Raplamaa, siit me tuleme.
Tallinn vajab tegelikult oma sõjaväge, oma kaitseüksusi. Me ju teame juba detsembri kuumus, detsembri mäss aastal 1924 näitas meile selle, et me peame rearmeerima Tondi sõjakooli. Tondi tuleb rearmeerida. Kohalikud valimised näitasid usalduskriisi süvenemist Eestis. Milliseid samme tuleks teie meelest astuda usalduskriisi ületamiseks nii Tallinnas kui linnapoliitikute üleskutsel kogu riigis? Mul on tunne, et ma sellele küsimusele olen juba vastanud. Karistussalgad. Lihtsalt 15 täiesti haiget. Meie seas elavad need inimesed, kes ei usalda. Nad on ühiskonna valukiht, nad on tarakanid meie ühiskonna paisete eel. Ma ei tea, mida see tähendab. Ma arvan, et sellest nagu piisab selles mõttes, et siin on nagu paar küsimust veel, aga siin mingi eestikeelsus ja meelsus oli ka ja hinnatõusu leevendamine ja tead, kõige lollim nüüd, kui ma neid päriselt loen, on see, et mitte ükski 15 küsimusest peaaegu ei ole üks küsimus, vaid kõik on mitu küsimust, nii et nad on tegelikult esitanud umbes 33 küsimust ka veel. Keegi ei taha su klassikirjandit teha ja veel vähem Riina Solman, sa tahad ise lugeda seda klassikirjandit. Ma arvan, et sa ei taha lugeda klassikirjandit sellest, mida arvab Lavly Perling Maarjamäe obeliski demonteerimisest. Nagu sind ei huvita ju tegelikult see. Või nagu, mis haiglane huvi see on sul nagu teada, loe programm läbi ja tee oma otsused nagu normaalne inimene selle põhjal ja istu laua taha maha nende inimestega. See on mingi veider grafomaania soov nagu, see on ju imelik, ma ei mõtle välja, et see on imelik. Maarjamäe obeliski demonteerimine kõlab küll umbes niimoodi, et Vaara Reinsalu Hotepil on vaja uut hauda, uut püramiidi. Ent ehitusmaterjali ei ole. Orjad on põgenenud oma vangipõlvest. Kuidas lahendada probleem? Kas monteerida Maarjamäe obelisk või ehitada uus jalgpallihall? Indiana Joonas läheb lammutama. Eesti käsi... Kas meil on poliitikas mõni Joonas üldse või? Joonas Laks on ainus, kes ma niimoodi peast eesnimega, aga perenimega ma ei tea, kas on ühtegi Joonast, ma ei tea nagu. Ehk siis palju eestikeelsuse ja meelsuse küsimusi oli seal ja siuke... Kas Mihhail Kõlvart istub maha ja hakkab talle nüüd kirjutama või? Anastasia Kovalenkoga koos kirjutavad vastuseid, mida nad arvavad Maarjamäe obeliskist. Spetsiifiliselt pane tähele obeliskist, mitte kõigest muust. Seal on ju täielik kompleks, see on väga suur asi. See on nagu monumentaalne objekt, aga obelisk on küsimus. Jah, Mihhail Kõlvart on ühe korra vist vabariigi aastaval, kui ma õigesti mäletan, kasutanud chat-GPT abi selleks, et oma tervitust teha. Ei, mul on tunne, et siin ainus viis vastata on chat-GPT. Lihtsalt annad chatile oma programmi ja ütled, palun vasta selle põhjal. Loed läbi ja saadad ära lihtsalt. Aga räägime ikkagi sellest loost, sellest, millest me tahame rääkida, Edward Joakiti loost. Tead, see on hästi naljakas lugu, sest tähendab, esiteks ei ole naljakas lugu, aga naljakas on see, et poliitiku esimene reaktsioon on öelda, ei ole olnud. Siis ta saab teada, et pildid on. Ja siis ta ütleb, oi, oli tõesti. Ühesõnaga, haridusminister, see on Edward Joakiti lugu Õhtulehes ja Erki Pärnaku on teinud fotod sinna. Lugu on siis lihtne. Kristina Kallas käis lõunal või õigemini käis söömas. Ma ei tea, kas lõunal? Ta tegi seda klaaskastis, ehk siis restoranis. Kus see asub? Mis on Estonia Reaalkooli lähedal, Estonia kandis. Seal on klaasseinad, nii et kõik näevad, inimesed kõnnivad mööda, näevad. Ja ta sai seal kokku Reaalkoolist vallandatud õpetaja Madis Somelariga, kes saatis alaealistele inimestele siivutuid pilte. Väidetavalt, ma pean ütlema siin väidetavalt, sest tehniliselt väidetavalt, aga saatis. Ja nagu Ekret kirjutab kauni liidi. Esialgu püüdis minister väita, et kohtumist Reaalkooli endise skandaalse õppelajuhataja Madis Somelariga pole toimunud. Seejärel sai Somelarist tema jutus sõber ja lõpuks tuttav. Taandab niimoodi järjest. Haridusminister Kristina Kallas, E200, kohtus kolmapäeva pärastlõunal Tallinna kesklinna söögikohas Madis Somelariga, kes lasti kõvadel Tallinna Reaalkoolist lahti alaealisele poisile saadetud seksi lahvatleva sisuga sõnumi eest. Duo Somelar Kallas sisenes Estonia kõrval asuvasse klaasseintega restorani kella 5:30 paiku õhtul ning veetis seal ligikaudu 1,5 tundi.
no Kristina Kallas ise ütleb, mul polnud mingit kohtumist eile kell 5:30 ühegi mehega. Jah, no siis see on see tuima valetamise koht on ja ta ei tea, et pildid on, siis pildid tulevad välja. Ma käisin sõbraga pitsat söömas. Tead... Ütle kogu tsitaat nüüd palun. Ma käisin... Ei ütle! Jah. See kogu tsitaat on, jah, ma käisin sõbraga pitsat söömas, Madis Somalar on mu sõber. Mingisuguseid tööasju ma selle inimesega ei arutanud, ta on mu tuttav, kellega ma kokku sain, me arutasime Ida-Virumaa eesti keele muresid, sest ta selle valdkonnaga hetkel töös on, aga see ei olnud kuidagi töökohtumine. No ja ta on, Somalar on väga lähedane liitlane, üldiselt on Kristina Kallasele. Minu meelest on nagu asi lihtne, et kui sa saadad alaealistele inimestele, siis teised täiskasvanud inimesed ei tohiks sinuga kokku saada ja sinuga tööasju arutada pärast. See ei ole see koht, kus taas ühiskonnastada nüüd järsku. Ainu, Postimehes. See on nagu moraali mõttes nagu, kuidas sa, miks sa saad taga kokku? Rõve pervar on ju. That's it, see oli kogu statement. Ära saa. See on kõik. Kui teile läheb kürvaklõps, parem ära ole õps. See on popovistlik luuletus kuidagi. See pidi olema, kui on mustnäite ust, aga ma ei ole nii osav. Kui on mustnäite ust on lühem, seal on lihtsalt see silbi, see on, rütm on teine nagu. Ei, see oli väga piinlik. See on halb. Ma ei ole täna heas modes. Kas töötukassal on mingi huumorikoolitus? Kõik kall teeb midagi kuskile. Kuule, aga paneme kokku ära. Kui te tahate kuulda erinevaid skandaale Eesti poliitikast, siis vaadake patreon.com/suvariik. Seal on boonusosad. Tulge patroonige meid. Ja kuule, Ain, mul on selline tähelepanek, et sul on küll see sait annvaida.ee, mis on väga hea sait, minu üks lemmikuid, kus saab teada su showde kohta, aga on ju ka selline võimalus inimestele, et nad saavad sind bookida ja tegelikult nad peaksid vist seda päris kiiresti tegema, kui nad tahavad jõuluajal showsid saada. Sul on täiesti tuline õigus, Märt Belkin. Jah, olen juba mitmeid erinevaid õhtuid reserveerinud erinevatele töökollektiividele, et teha neile jõuluajal väikeseid esinemisi. Neid saab teha isegi restoranis, kui teil on eraldi tuba, tulen oma väikse lollaka kõlariga kohale ja räägi teil nalju, kui tahate. Aga kuna detsembrikuus on ainult 31 päeva, siis kirjuta kiiresti, sest mõned neist on juba täitunud. Ühel on isegi potentsiaalselt juba 2 esinemist ühel õhtul kirjas, nii et palun pane oma kiri teele, muidu jääd ilma. Võta välja oma kukkur, pane Ain Vaida lukku. See kõlab nagu lokarapp, aga... tere@annvaida.ee, kirjuta mulle. Või niisama ainvaida.ee. Mina kutsun Kaarter Baari Tatari 642, hea koht. Üle pika aja esimest korda sa ütlesid, sa ei kutsu mitte Tatari Baari Karakter 64, vaid jah, väga tubli, väga tubli. Ja Twitchis Mr. Majandas. MR Majandus. MR Majandus, jah. Kaamera on ka nüüd. Palju õnne. Ja audio kvaliteet on parem. Ma ütlesin endale Elgato Wavelink 3. See ütleb mulle kõik, mida ma vajan. Suur aitäh, et kuulasite. See on Suvariik SOS. SOS, tšau. Tšau.